Pauluse kiri roomlastele järgi. Mina usun. Sõna ühel meelel, sõna välja öelda kõval häälel ja sõna eest tänada Jeesust rõõmsal keelel. Halleluuja. Esimene peatükk. Evangeelium on rõõmusõnum Jeesusest. Mina usun, et rõõmusõnum Jeesusest on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Mina usun, et Jumala poeg on liha poolest sündinud Taaveti soost, ent pühaduse vaimu poolest on seatud surnuist ülestõusmise läbi Jumala pojaks pääs. Roomlastele 1:1-3. Paulus, Jeesuse Kristuse sulane, kutsutud apostliks, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on varem tõotanud oma prohvetite kaudu, pühades kirjades oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost. Mina usun, et õige jääb usust elama. Mina usun, et mõned on kiitnud endid targaks, aga on läinud hoopis rumalaks, sest nad on igavese Jumala au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu ning Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui loojat, kes olgu ülistatud igavesti. Aamen. Roomlastele 1:28. Nagu nad pole heaks arvanud kinni pidada Jumala tunnetusest, nii on Jumal nad üle andnud kõlvatule meelelaadile, tegema seda, mis ei ole sünnis. Roomlastele 2. peatükk. Au, kiitus ja rahu tulevad Jumalalt. Mina usun, et Jumal tasub kõigile tema tegude järgi. Mina usun, et au ja kiitus ja rahu tuleb igale inimesele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Roomlastele 2:11. Jumal ei tee ju vahet inimeste vahel. Mina usun, et Jumala ees ei ole õiged käsuseaduse kuuljad, vaid käsuseaduse täitjad mõistetakse õigeks. Roomlastele 2:14-16. Kui paganad, kellel ei ole käsuseadust, loomu poolest täidavad käsuseaduse nõudeid, siis on nad, ehk küll neil ei ole käsuseadust, iseendale käsuseaduseks ja näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südamesse. Kuna seda ühtlasi tunnistavad nende südametunnistus ja mõtted, isekeskis kas kaevates nende peale või kostes nende eest, sel päeval, mil Jumal Kristuse Jeesuse läbi minu evangeeliumi järgi kohut mõistab inimeste salajaste asjade üle. Mina usun, et juut ei ole see, kes seda on välispidiselt, ega ole ümberlõikamine see, mis toimub välispidiselt lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidiselt ja südamete ümberlõikamine toimub vaimu, mitte kirjatähe läbi ning niisugune inimene saab kiituse vaid Jumalalt, mitte inimestelt. Roomlastele 3. peatükk. Tegude üle kiitlemine on kõrvaldatud ususeaduse läbi. Mina usun, et need, kes sajatavad ja ütlevad teravaid sõnu, nende teedel on hävitus ja õnnetus ning rahuteed nad ei tunne, sest Jumala kartust ei ole nende silme ees, nagu on kirjutatud ka psalmis 36:2. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. Ei ole Jumala kartust tema silme ees. Mina usun, et kõik on pattu teinud ja on Jumala auhiilgusest ilma ning mõistetakse õigeks kingitusena tema armust, lunastuse läbi
mis on ainult Kristuses Jeesuses. Roomlastele 3:27 kirjutatud on: kus on nüüd kiitlemine? See on kõrvaldatud. Missuguse seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Mina usun, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, lahus käsuseaduse tegudest. Mina usun, et üks ja sama Jumal teeb usust õigeks ümber lõigatud ja usu läbi ümber lõikamatu. Kas me siis tühistame käsuseaduse usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsuseadust. Roomlastele 4. peatükk. Õndsad on need, kellele ülekohus on andeks antud. Mina usun, et tegude tegijaile ei arvestata tasu armust, vaid teenet mööda. Kirjutatud on Roomlaste 4:5-6. Kes aga tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalatu, sellele arvestatakse tema usk õiguseks, nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimese, kellele Jumal arvestab õigsuse osaks ilma tegudeta. Kirjutatud on psalmis 32:1-2. Õnnis Ashree see, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, Ashree Adam, kellele Jehova pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Psalm 32:8. Sa ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmadega sind juhtides. Ma usun, et õndsad on need, kellele on ülekohus andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Mina usun, et Jumal on surnuist üles äratanud meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigeks saamise pärast. Roomlastele 5. peatükk. Jumal on lepitanud meid oma poja surma kaudu. Mina usun, et ma olen õigeks mõistetud usust. Mul on rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Roomlastele 1:2 kirjutatud on, et me nüüd oleme õigeks saanud usust. Siis on meil rahu Jumalaga ja meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me nüüd seisame ja kiitleme Jumala auhiilguse lootusest. Mina usun, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus toob püsivuse ning püsivus toob lootuse. Ja lootus ei jäta mind häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud minu südamesse püha vaimu läbi, kes mulle on antud. Jumal on oma armastust minu vastu osutanud sellega, et Kristus suri minu eest, kui ma olin alles patune. Mina usun, et ma olen õigeks saanud Jeesuse veres ja pääsen tema kaudu viha eest, sest Jumal on lepitanud mind enesega oma poja surma kaudu. Roomlastele 5:11 kirjutatud on: aga mitte ainult seda, vaid me kiitleme Jumalast, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me nüüd oleme saanud lepituse. Roomlastele 5:14 kirjutatud on: ometi valitses surm Aadamast Mooseseni ka neid, kes ei olnud pattu teinud samasuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks sellest, kes pidi tulema. Mina usun, et kui ühe inimese üleastumise läbi patt on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam, kes saavad armu ja õigsuse need, kes hakkavad elus valitsema selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Roomlastele 5:17-18 kirjutatud on: jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana
selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks mõistmine eluks. Mina usun, et kus patt on suurenenud, seal on saanud arm ülirohkeks. Nii et nagu patt on valitsenud surmas, nõnda ka arm valitseks õigsuse kaudu igaveseks eluks Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Roomlastele 6. peatükk. Me käime uues elus. Roomlastele 6.4. Me oleme siis ristimise kaudu ühes temaga maha maetud surmasse, et nii nagu Kristus on surnuist üles äratatud Isa aukõrguse läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Mina usun, et kui ma olen kasvanud ühte tema sarnasusega, siis saan üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kirjutatud on Roomlaste 6:6-8. Me ju teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nii et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et meil on ees ka elu ühes temaga. Mina usun, et Kristus äratati surnuist üles, ta ei sure enam, sest surm ei valitse enam tema üle. Mina usun, et Kristus suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, elab ta Jumalale. Roomlastele 6.11. Nii arvestage teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Mina usun, et minu ihuliikmed on õigsuse relviks Jumalale. Mina usun, et patt ei valitse enam minu üle, sest ma ei ole käsuseaduse all, vaid armu all. Kirjutatud on Roomlastele 6:14-18. Sest patt ei valitse enam teie üle, seepärast, et teie ei ole käsuseaduse all, vaid armu all. Kuidas siis? Kas hakkame pattu tegema, sest me ei ole käsu all, vaid armu all? Mitte sugugi. Eks te tea, et kelle orjaks te end kuulekuses annate ja kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete. Kas patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õigsuseks? Aga tänu Jumalale, te olite küll patuorjad, aga nüüd olete südames saanud kuulekaks sellele õpetusviisile, millesse teid on juhatatud. Ja vabanenuna patust olete saanud õigsuse orjadeks. Mina usun, et nüüd, kus ma olen saanud patust vabaks ja Jumala orjaks, ma kannan vilja pühitsuseks ja selle tulemuseks on igavene elu. Roomlastele 6:23. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Roomlastele 7. peatükk. Me teenime Jumalat vaimu uues olemises. Roomlastele 7:6. Aga nüüd me oleme käsuseadusest lahti ning oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises. Roomlastele 7:7. Mis me siis ütleme, kas käsuseadus on patt? Mitte sugugi, ent pattu ma ei oleks ära tundnud muidu kui käsuseaduse kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsuseadus ei oleks öelnud, ära himusta. Roomlaste 7:12. Nii on siis käsuseadus püha ja käsuseadus on püha ja õige ja hea. Roomlastele 7:20-23. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha,
siis ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha halba. Seespidise inimese poolest on mul Jumala käsuseadusest hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patukäsu alla, mis on mu liikmetes. mina usun, et Jeesuses on minu lunastus ja Jeesus on lunastanud meid sellest patuihust. ja tänu olgu Jumalale Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Roomlastele 8. peatükk, vaimu mõtteviis on elu ja rahu. mina usun, et nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Roomlastele 8, 2-4. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust, mis oli võimatu käsuseadusele, sellepärast et see oli jõuetu liha tõttu. seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis lihas oleva patu surma, et õigsus, mida nõuab käsuseadus, viidaks täide meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. mina usun, et vaimu mõtteviis on elu ja rahu. liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, kuna ta ei alistu Jumala käsule ega suudagi seda. Roomlastele 8:8. kes on lihameeles, need ei saa olla Jumalale meelepärased. mina usun, et Jumala vaim elab tõepoolest minu sees. kirjutatud on Roomlastele 8:9. aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. mina usun, et Jumala vaim juhib mind, sest ma olen Jumala laps. Roomlastele 8:14. kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. mina usun, et ma pole saanud orjuse vaimu, et ma peaks jälle kartma, vaid ma olen saanud lapse õiguse vaimu, kelles ma hüüan Abba, isa. Roomlastele 8:16. seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. mina usun, et kui ma olen laps, siis olen ka pärija, nii Jumala pärija kui ka Kristuse kaaspärija. ning kui ma ühes temaga kannatan, siis mind ühes temaga ka austatakse. mina usun, et selle ajastu kannatused ei ole midagi võrreldes tulevase auhiilgusega, mis meis peab ilmsiks saama. mina usun, et kogu loodu ootab pikisilmi Jumala poegade ilmsiks saamist. kirjutatud on Roomlastele 8:19. kogu loodu ootab ju pikisilmi Jumala laste, poegade ilmsiks saamist. Roomlastele 8:20-25. on ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest. ometi lootusest, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste auhiilguse vabadusse. me teame, et kogu loodu üheskoos ägab ja on sünnitusvaludes ja vaevas tänini, aga mitte üksnes too, vaid needki, kellel on vaimu esmahand. ka meie ise ägame eneses ning ootame lapse õigust, oma keha lunastust. me oleme ju päästetud lootuses. ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. mina usun, et püha vaim tuleb appi, sest ma ei tea alati, kuidas palvetada, nõnda nagu peaks, et vaim ise palvetab minu pärast.
kirjutatud on roomlastele 8:28. me teame ka, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. mina usun, et keda Jumal on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema poja kuju sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. mina usun, et Jumal on mind ette määranud, kutsunud, õigeks teinud ja austanud. mina usun, et kui Jumal on minu poolt, siis kes võib olla minu vastu? roomlastele 8:33-36 kirjutatud on: kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. kes võib meid hukka mõista? Kristus see on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja palvetab meie pärast. kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakius või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev. meid arvestatakse tapalambaiks. mina usun, et ma saan ülima võidu tema läbi, kes mind on armastanud. mina usun, et ei surm ega elu, ei inglid, ei võimukandjad, ei käesolev ega tulev, ei väed, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. 9. peatükk roomlastele, tõotuse lapsed. roomlastele 9:8 kirjutatud on: see on, mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tõotuse lapsed arvestatakse sooks. mina usun, et Jumal ei ole ebaõiglane, kuigi ta ütleb: ma halastan, kellele ma halastan, ja olen armuline, kellele ma olen armuline. roomlastele 9:16. nõnda siis ei olene see sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb, vaid Jumalast, kes halastab. roomlastele 9:31-33. aga Iisrael, kes taotles õigust seaduse varal, ei ole seaduseni ulatunud. mispärast? sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavat tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi, nagu on kirjutatud: ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju, ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse. roomlastele 10. peatükk. käsu lõppsiht on Kristus. mina usun, et käsuseaduse lõppsiht on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub. roomlastele 10:4. mina usun, et ususõna ei ole minust kaugel, vaid see on minu suus ja minu südames. mina usun, et kui ma suuga tunnistan, et Jeesus on issand, ja ma südames usun, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis mind päästetakse. mina usun, et kes appi hüüab issanda nime, päästetakse. mina usun, et nende sammud on armsad, kes kuulutavad rahu evangeeliumi. roomlastele 10:17. järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. roomlastele 10. peatükk. kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. mina usun, et kui uudsevili on püha, siis on ka taigen püha, ja kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. roomlastele 11:17-18. kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees, ja kui sa hoopled okste ees, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. roomlastele 11:27.
ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud. Jeremiia 31:31-35. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid lepingu, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda öeldes, tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Nõnda ütleb Issand Jehova, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, paneb selle lained kohama. Vägede Issand, Jehova Tsvaot on tema nimi.